Täna näitan teile Saku kõige vingemat korterit ja räägin, miks alati täiesti uus korter ei olegi kõige parem mõte. Oleme Sakus, Uusmäe tänav 8. Kohalikud kindlasti teavad neid maju. Kenad majad, ilusa disainiga, hea planeeringuga, sellised perekorterid. Aga miks ma ütlen, et see on Saku kõige vingem korter? Sellepärast, et see on selle maja penthouse ja see korter on päikesepoolne. Alustamegi selle korteri kõige suuremast sellisest eristavast faktorist. See on see rõdu, mis jookseb ümber terve korteri. Sul viimasel korrusel ongi põhimõtteliselt kaks nagu hästi suurt otsakorterit. Sul peaaegu ongi pool ülemist korrust on sinu oma ja siis jookseb kujuliselt niimoodi kolmest küljest ümbritseb su elamist selline suur rõdu. Ja igast toast pääseb rõdule. Inglise keeles nimetatakse selle kohta indoor outdoor living. No sul mõnus, istud elutoas, mõtled, täna sööks pigem õues, hopsti, kontoris, teed tööd, läheks hingaks veits värsket õhku, saad kohe minna. Magamistoast samamoodi. Veits nagu majas elaks. Sul on alati terrass, kuhu minna, aga muru ei pea niitma. Nii mõnus. Nagu ma juba mainisin, korteri kõik kolm külge on päikesepoolsed. Seal on hommikupoolne, siin lõuna, siin õhtu. Ja kuigi kõrval uusi maju juba ehitatakse ja arendaja poolt seal on kaks korterit põhimõtteliselt samasuguse planeeringuga müügis, siis kumbki nendest ei ole päikesepoolne. Millegipärast vanad majad olid jumala ilusad ja siis uued tehakse sellist värvi. Kui nüüd korterit vaadata, siis planeering on siin väga hea. Sa juba mainitud ka, et tegemist on otsakorteriga, siis ainult üks sein on naabritega ühine ehk korteri ise on siin hästi privaatne. Planeeringult esik hästi suur garderoob, sul kõik asjad mahuvad siia ära. Kui siit edasi minna, magamistuba. Magamistuba on hästi selline hubane, ruumi on siin kõvasti ja pimendavad ruloodkardinad ka hommikul, kui päike siit poolt hakkab tulema, saab ette panna ilusti. Teine magamistuba / kontor, kellel mis vajadused on, lapsega, ilma. Aga igalt poolt saab rõdule. See on nii mõnus. Saab välja minna ja vannituba. Vannitoas nüüd omanikud tegid hästi palju selliseid upgrade'e siis arendaja töö peale, nii et siin näeb kõik ülikena välja. Ja muidugi saun. Mulle see meeldib. Mina olen müüdud juba. Ja elutuba on hästi kilt. Sul on maaslaine aknad, siin on hästi palju valgust. On hästi mõnus. Muidugi piisavalt palju ruumi, et söögilaud panna, sõpradega istuda. Siin niisugune mõnus teleka vaatamise osa ja köök muidugi. Köök on hästi korralik ja väga kvaliteetset tehnikat täis pandud. Köök näeb väga hea välja. Miks ma siis ütlen, et täiesti uus korter ei pruugigi alati olla kõige parem variant? See objekt on väga hea näide. Jah, arendajalt sa võid kõrval osta kaks samasugust uut korterit, valmivad 2022, see valmis 2018 ehk ta veidi on kasutatud, aga arendajalt osta samasugune korter kõrval uuena 200 900 eurot. Siin kogu see sisustus, peaaegu kogu see sisustus, mis siin on, võib sisse jääda. Omanikud on siit juba välja kolinud ehk see võib siia jääda. Nad on investeerinud sisustusse 23 000 eurot. See on korralik investeering, et ta olekski kvaliteetne, et ta näekski premium välja. Siin on igasugused lisatöid tehtud, vannitoas, mainisin juba. Ehk kui nüüd kõrval uuest majast osta, see 23 000
sisustusele peab sul olema oma kapitalina, see peab sul taskus olema olemas, et selline sisustus osta. Siin maksad laenu sissemakse ja on korras. Ehk kuskil 10–20 000 peab sul olema uuest majast ostes rohkem sissemakse raha näidata, mis on raha, mille sa võiksid kuskile mujale paigutada, miks mitte panna tootlust teenima. Ehk igati vinge elamine. Sul on terrass ümber terve korteri, elaks nagu majas, ta on päikesepoolne, ehk terve päeva saad siin nautida, külgedel mitte kedagi ei ole, pea kohal mitte kedagi ei ole ja ta on kvaliteetselt juba sisustatud, sissekolimiseks valmis. Kindlasti tänu uusarendusele siin tuleb ka kõvasti tähelepanu, nii et kiirustage. Saku kõige vingem korter tuli just müüki.